Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darashenka ja eetris on mu aktsiaturu ülevaade saade. See on saade, kus me vaatame turu pikaajalist pilti, vaatame firmade kvartaaltulemused ja kõik, mis on seotud sellise pikemaajalisema aktsiaturu perspektiiviga. Äh, Tänases saades räägime värsketest tööjõuturu inflatsiooni andmetest. Eelmine nädal oli Föderaalreservi intressimäära otsus, ka Euroopa Keskpank otsustas intressimäära üle. Vaatame seda infot üle. Siis muidugi hetkel käimas Lähis-Ida konflikt. Vaatame, kuidas see mõjutab, võiks mõjutada inflatsiooni veel. Siis räägime erakrediidifondidest, kulu-ETF-ist ja vaatame mõned huvitavad hiljutised kvartaaltulemust, sealhulgas ka Micron, Adobe ja Lululemon Athletica. Ja muidugi kohe tänan teid likeide ja kommentaaride eest, kui teile see saade meeldib ja tahaksite edaspidi, et ma teeks seda saadet, siis ärge unustage panna like ja kommentaari, see on lihtne viis mind tänada selle töö eest, mis ma teen ja motiveerib mind ka edaspidi sellised saadet teie jaoks valmistada. Siin veel üks väike teadaanne. Siinsamas YouTube'is on mul olemas ka tasuline kanal, sellega on siin võimalik liituda ja siis saab ligipääsu tasulistele otseülekandele, mis me teeme 2 korda nädalas, tavaliselt teisipäeviti, neljapäeviti, siis kui Ameerika aktsiaturg on avatud, vaatame koos turuseisu, mis turul toimub, jagan seal kauplemis, investeerimised, näitan, kuidas ise aktsiat kauplen ja siis saab eelisjärjekorras vaadata ka esmaspäevast aktsiaturu analüüsisaadet, mis meil iganädalaselt ka tuleb välja, et kui teil on huvi, olete aktiivsem aktsiaturu osaleja, siis võite kaaluda ka selle tasulise kanaliga liitumist. Nii, alustame siis tänase saadega ja esimene asi, mis me vaatame, värsked tööturu andmed, et meil siin vahepeal tulid veebruari kohta ametlikud non-farm payrolls, tööturu statistika Ameerika valitsuse poolt. Ja seal me saime järjekordse negatiivse kuu ehk põhimõtteliselt 92 000 töökohta oli kaotatud ja põhimõtteliselt me juba näeme, et tendents eelmise aasta algusest kuskil on selline, et meil põhimõtteliselt siin juba tekivad järjest kuud, et viimastel aegadel tegelikult üle kuu meil üks kuu luuakse töökohad, siis kaotatakse, luuakse, kaotatakse. Kui majandus areneb normaalselt, näiteks meil oli 2024, me näeme, et siis tegelikult igakuiselt meil tavaliselt tulevad uued töökohad positiivse numbrina ja siin on näha, et tegelikult siis kuskil eelmisest aastast olukord hakkas tööturul halvenema, et hakkavad tekkima ka sellised kuud, kus töökohad kaotatakse. Sellega ka põhimõtteliselt siis kaasneb töötuse määra kasv, me näeme, et põhimõtteliselt kuskil siin graafik meil märtsis 2023, et juba sellest hetkest tegelikult töötuse määr on juba kasvamas, et hetkel on juba jõudmas 44%. Ja mis on veel üks huvitav graafik, veel üks viis vaadata seda non-farm payrolls'i numbri niimoodi, et vaadata muutus võrreldes eelmise aastaga protsentuaalselt. Ja siin on väga huvitav pilt, et me näeme siin graafikul, hetkel see muutus võrreldes eelmise aastaga on jõudnud juba 0,1%-ni, et miks see on oluline, et tegelikult siis, kui see läheb nullist madalamale, ehk põhimõtteliselt võrreldes eelmise aastaga non-farm payrolls tuleb juba väiksem number, siis tegelikult kõik need olukorrad, kui see on juhtunud, need olid meil majanduslangused, et viimane oli siis koroonakriisi ajal, enne seda 2007-2008, enne seda siis tekmuli lõhkemine 2000, siis 90ndate majanduslangus ja nii edasi, ehk põhimõtteliselt kui see on üsna 100%-line indikaator, siin me näeme, et kui see läheb nullist nüüd madalamale ja see on hetkel üsna lähedal sellele juba, et siis see signaliseerib meil seda, et majandus on jahtumas ja on tulemas majanduslangus. Nii et tööturg on nõrgenemas endiselt. Inflatsioon
teiselt poolt hakkas uuesti meil kiirenema ja esimene selline nagu inflatsioonimõõdik, mis näitab meil inflatsiooni kiirenemist, on PPI, Producer Price Index, mis tuli meil ka eelmisel nädalal enne Föderal Reservi istungit just ja see tuli oodatust halvem. Me näeme, et võrreldes eelmise kuuga PPI tootjate inflatsioon kasvas 0,7%, aastane kiirenes 34%-ni. Ja kui vaadata ilma toidu ja kütuseta, et põhimõtteliselt näeme, et mitte see PPI tõuseb mitte ainult selle kütuse hinna tõusult, et see ka tegelikult siin hakkas kiirenema ja jõudis juba 39%-ni tasemeni. Et miks on oluline, noh, kõigepealt siis sisendmaterjalid, sisendhinnad tootjate jaoks lähevad kõrgemaks, siis tootjatel tekib selline nagu soov oma marginaalid parandada ja siis nad tõstavad lõpptarbijate hinnad, et siin me näeme põhimõtteliselt seda alumist graafikut, mis näitab meile vahed tootjate hinna ja nii-öelda tarbijate hinna vahel. siin me ka näeme viimast PCI inflatsioonimõõdikut, see on küll veebruari kohta, me näeme, et veebruaris siin ei ole inflatsioon veel tõusnud, märtsis tegelikult CPI oli meil ka olemas juba suht samal tasemel, aga me näeme, et PPI juba tõuseb, põhimõtteliselt meil tekib see olukord, kus sisendhinnad tootjate jaoks juba tõusevad, nende väljundhinnad ei ole veel tõusnud ja see, kui siin see muutub punaseks, näitab, et põhimõtteliselt see on surve marginaalile neil tekib ja põhimõtteliselt selle tulemusel nad ikkagi tõstavad oma lõpphinnad ja siis hakkab ka CPI meil tõusma. Et põhimõtteliselt esimene inflatsioonimõõdik, mis on esimene selles nagu inflatsiooniahelas, juba hakkas meil kõrgema inflatsiooni näitama. Ja tegelikult, kui me vaatame ka, mis meil nafta hind siin viimasel ajal teinud, et siin on huvitav graafik, mis näitab meil siis see roheline joon on nafta hinna muutus, siis kõrvale on pandud, ongi see PPI, Producer Price Index ja siis siin väike selline roheline joon ka siis CPI, Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon. ja me näeme, et tegelikult nad suht hästi korreleeruvad, siin meil graafik alates 2023, et kui nafta hind tõuseb, PPI, CPI tõusevad, nafta hind langeb, PPI, CPI langevad. ja mis meil nüüd on juhtunud, tegelikult me näeme, et nafta hind järsult tõusnud ja nüüd me näeme, et PPI hakkas juba tõusma ja siis ilmselt siin ka CPI hakkab järgi tulema ja kui siin selline korrelatsioon säilib, nafta hind kiiresti ei hakka langema, siis tegelikult me võime näha üsna tugevat inflatsiooni tõusu ja siis mängu tuleb uuesti see graafik, mis me siin ka juba varem vaatasime, mis näitab meile sellist nagu topeltinflatsioonilainet, mis on juhtunud 70-ndates, see on siis roheline joon. meil oli siis esimene inflatsioonilaine, siis inflatsioon natukene aeglustus, siis tuli teine inflatsioonilaine. ja põhimõtteliselt punane joon näitab, mis meil on toimunud alates 2014, põhimõtteliselt suht analoogselt me nägime 2020-2023 esimest inflatsioonilainet, nüüd inflatsioon aeglustus ja nüüd oli küsimus, kas meil tõesti tekib see teine inflatsioonilaine, vaadates nüüd seda graafikut, et nafta hind ja kohe räägime, et mitte tegelikult ka sellest Lähis-Ida konfliktist mitte ainult nafta hind tõuseb, vaid ka paljud teised materjalid on hetkel nii-öelda võivad defitsiidis olla ja nende hind võib tõusta, mis võibki tekitada sellist olukorda, et inflatsioon hakkab meil uuesti tõusma ja tõesti võib tekkida sama analoogne olukord nagu 70-ndates, 80-ndates, et tekibki selline nagu teine inflatsioonilaine. Nüüd eelmisel nädalal ka Föderal Reserv otsustas intressimäära üle. Neil oli siis istung ja nad otsustasid intressimäära jätta samal tasemel, me näeme põhimõtteliselt siis juba eelmisest nädalast, kui oli viimane, eelmisest aastast, kui oli viimane intressimäära langetus, intressimäär siis 3,75 tasemel meil on säilinud. Nüüd tegelikult kuna
tekkis see konflikt, nafta hinna tõus, inflatsiooni väljavaade muutunud halvemaks, siis tegelikult Föderaalreserv mainis, et nad endiselt ei kiirusta intressimäära langetusega ja tegelikult turg hakkas isegi arvama, et maksimaalselt see aasta langetakse intressimäära vaid ühe korra, varem oli ootus, et vähemalt kolm korda veel alandatakse intressimäära ja tegelikult tekkis ka nüüd tõenäosus, et intressimäära üldse tõstetakse. Ja siin parempoolne graafik näitab meil Ameerika riigivõlakirjade intressimäära kõverat. Siin meil on võlakirjad erinevate tähtaegadega, allpool skaalal kolmekuised kuni siis 30-aastased. Ja siin vasakpoolsel skaalal meil on siis intressimäära tootlus nendel Ameerika riigi võlakirjadel. Ja mustad jooned siin näitavad, kuidas see oli siin lähiminevikus ja punane joon, kuidas see on hetkel ja me näeme, et siis viimase ajaga tegelikult meil siin kõikide tähtaegadega võlakirjade intressimäärad on tõusnud. Põhimõtteliselt see näitab seda, et intressi ootused lähevad kõrgemaks. Ja see lühiajaline kaheaastane kolmekuine, see väga palju sõltub sellest, mis Föderaalreserv oma intressimääraga teeb. Ja siin me ka näeme, et isegi see kaheaastane hakkas siin tõusma, et põhimõtteliselt see ka näitab sellist nagu ootust, et võib-olla Föderaalreserv isegi võib, kui inflatsioon hakkab uuesti kiirenema, intressimäära tõsta. See on muidugi, tekitab suht sellist nagu raske olukorra Föderaalreservi jaoks, me nägime, et tööturg halveneb, tegelikult võib tekkida majanduslangus ja kui on majandusega läheb halvasti, siis tegelikult intressimäära vastupidi peaks alandama, mitte tõstma, kui sa halvenema majandusolukorra taustal tõstad veel intressimäära, et inflatsiooni ohjeldada, see on põhimõtteliselt siis selline nagu topeltprobleem majanduse jaoks, et Föderaalreserv nagu ka Euroopa Keskpank on hetkel siis selles keerulises olukorras, kus sa pead otsustama, kas ohjeldama rohkem inflatsiooni või turgutama rohkem majandust, kui see aeglustub. Ja rääkideski Euroopa Keskpangast, tegelikult Euroopa Keskpank jättis intressimäära ka samal tasemel, mis on muutunud nende prognoosis, on huvitav, et selle aasta inflatsioon, me näeme, mis oli see esialgne ootus vähem kui 2% ja hetkel rohkem kui 2,5% juba ootus. Et ootavad oluliselt tugevama inflatsiooni ja kusjuures, kui siin vaadata ilma toidu ja kütuseta, et isegi seda inflatsiooni tõusu nad ootavad. Samas SKP kasvu ootused läksid väiksemaks. Ehk ongi selline olukord, majandus aeglustab, oodatakse aeglasemat arengut majanduses, samas nähakse kiiremat inflatsiooni. Et selle taustal me nägime, et Euribor põhimõtteliselt, mis hakkab tõusma, langema natukene varem, kui intressimääras otsused tehakse. Ta natukene juba vaatab tulevikku, et see hakkas meil siin viimases kuus tegelikult üsna kiiresti tõusma. Ja Euroopa Keskpank on siis ka sama dilemma ees, kas siis ohjeldada inflatsiooni, ohverdades majanduskasvuga või siis ikkagi toetada natuke majandust, aga siis inflatsioon veelgi võib suuremaks minna. Mis veel meil siis põhjustab inflatsiooni peale siis nafta hinna, et tegelikult rääkides sellest Lähis-Ida konfliktist ja Hormuzi väinast, see on selline põhimõtteliselt kitsas koht mitte ainult nafta jaoks, vaid tegelikult sellest Pärsia lahe regioonist eksporditakse maailma palju muid asju, kusjuures ka väga palju väetisi, kui väetised muutuvad defitsiitsemaks, nende hind läheb kõrgemaks. Ja siis tegelikult see tähendab ka seda, et toidu kasvatamine läheb kallimaks, et see siis põhimõtteliselt tähendab suuremat toiduinflatsiooni. Ja näiteks huvitav oli minu jaoks ka see, et väga palju heeliumi tuleb maailmale just sellise nagu väikse riigi siin kaardil kaudu nagu Katar, et selgus, et siin Katar ekspordib 34%, põhimõtteliselt kolmandik kogu heeliumi ekspordist maailmas tuleb Katarist ja põhimõtteliselt hetkel Hormuzi kaudu seda ei saagi eksportida.
Esimesel kohal on Ameerika 44% seal ja teised on natukene väiksemad juba mängijad siin kaardil ka näidatud. Kus seda heeliumi kasutatakse? No siin me näeme suht palju tegelikult kasutatakse näiteks pooljuhtide toodete valmistamiseks, et muidugi see hind pooljuhtide valmistamises, mis heeliumi hind, see on üsna väike ja nad võivad vabalt maksta palju rohkem selle eest, ilma et see mõjutaks nende marginaale oluliselt. See tähendab seda, et heeliumi hind tegelikult võibki meil hakata kiiresti kasvama, ta on nagunii siin alates kuskil 2016 on siin rohkem kui 2 korda juba kasvanud ja tundub, et põhimõtteliselt praeguse defitsiidi taustal võib hakata veelgi rohkem tõusma, aga me näeme, et seda heeliumit kasutatakse ka muudes valdkondades, põhimõtteliselt palju muid asju ka võivad selle tõttu kallimaks minna. Nii et jah, selle Hormuzi väina mõju inflatsiooni ei piirdu ainult naftaga ja võib olla palju laiapõhjalisem. Rääkides sellest konfliktist ja kuidas turg reageerib konfliktile, et siin on kaks graafikut, mis mõlemad näitavad, kuidas turg käitub peale mingisugust geopoliitilist suurt sündmust. Et siin Goldman Sachsi poolt graafik võtab arvesse 7 sellist nagu suuremat viimast geopoliitilist sündmust alates 1950 ja siin Bloombergi graafik võtab tervelt 30 sündmust alates 1939 aastast. Ja graafikud on suht sarnased tegelikult, me näeme, et keskmiselt juba enne konflikti turud hakkavad natukene langema, siis toimub konflikt, siis turud veelgi natukene langevad, aga siis tekib põhi ja nii keskmine kui ka mediaan hakkavad edasi tõusma, et siin nii Goldman Sachsi kui ka Bloombergi graafiku järgi me seda näeme. Ja kui vaadata, palju siis ajaliselt peale seda konflikti peaks toimuma põhja tegemiseks, et me näeme, et hetkel tegelikult juba oleme kuskil selles punktis lähedal, kus meil võib turul tegelikult hakata põhi võib-olla isegi formeeruma, vaadates jällegi need ajaloolist andmed, me ei tea, mis seal veel võib juhtuda, aga vaadates jah, ajalugu kaks erinevat graafikut näitavad meil suht sarnast pilti tegelikult. Nii et kui hakkab olema näha, et konflikt hakkab juba seal mingit lahendust leidma, see tegelikult võib olla väga positiivne turude jaoks, et konflikt ei pea lõppema, turud alati vaatavad ette, põhimõtteliselt kui seal hakkab juba mingi lootus tekkima, et siis turud võivad hakata rallima juba selle põhjal. Nii, vaatame järgmist graafikut, siin on graafik, mis näitab meile sellist cross asset volatility stressi ehk põhimõtteliselt cross asset sellist nagu varade vahelist, et hetkel me nägime väga suurt volatiilsust näiteks nii naftas kui ka kullas kui ka aktsiates ehk põhimõtteliselt kui erinevad varaklassid samaaegselt hakkavad suurt volatiilsust näitama ja siin on selline nagu kombineeritud volatiilsuse joon tekitatud Bloombergi poolt jällegi see graafik, et me näeme, et see on jõudmas siin üsna kõrgele tasemele ja kui ta jõuab nii kõrgele tasemele, tihti see ongi mingisugused sellised nagu suuremad langused turul toimuvad, et siin viimati selline suur varadevaheline volatiilsus oli meil 2002, mis meil siin 2025, et eelmise aasta aprillis, siis kui oli seal tariifide langus. Enne seda me nägime seda 2022, kui oli karuturg meil ja siis 2020 koroonakriisiga näiteks. Et noh, tihti kui volatiilsus läheb nii kõrgele, see tihti juba hakkab olema siin mingi põhja lähedal tegelikult, et hetkel ei ole küll veel tõusnud selle punase jooneni, et hetkel nii suurt volatiilsust veel ei olnud, aga kui ta veel siin natukene tõuseb, tegelikult see tihti isegi karuturu ajal tekib kuskil juba põhja lähedal, siis kui on pikem karuturg, siis tekib mingi
väike selline karutururalli, siis läheme uuesti madalamale ja tihti, kui uuesti see cross-asset volatility läheb kõrgemale, siis tekib selline ajutine põhja. muidugi, kui on natukene suurem langus, näiteks meil siin 2020, see periood võib olla ka üsna pikk, millal volatiilsus on siin kõrge varade vahel. Et jah, siis põhimõtteliselt ühelt poolt see näitab meile, et hetkel on siin ohtlik olukord, võime ka natukene rohkem langeda, teiselt poolt see näitab järgmist sellist nagu võib-olla põhja ostuvõimalust, et mingi hetk, kui see volatiilsus hakkab siit uuesti langema, siis tegelikult tekib siin järgmine hea põhi meil turul. Järgmine graafik siis näitab meil sellist erakrediidi arengut, et oleme siin varem ka rääkinud sellest asjast nagu private credit funds ehk on sellised fondid, mis investeerivad erakrediidi, et see ei ole krediidid eraisikutele, vaid sellised krediidid, mis ei ole turul kaubeldavad ja põhimõtteliselt tähendab, et sa ei saa need laenud lihtsalt nagu börsil osta ja müüa, ehk põhimõtteliselt pead leidma ostja, kui sa tahad nendest vabaneda ja me oleme siin rääkinud varem ka, et paar fondi juba põhimõtteliselt keelasid investoritele või loobusid investoritele neile raha tagastamist, et kui investorid tahavad fondist raha välja võtma, kui neid investoreid on liiga palju, siis kuna need laenud, millesse need fondid investeerivad, ei ole likviidsed, siis tegelikult fondid ei saa tagastada rohkem kui teatud määr protsendi nendest fondi varadest raha samaaegselt klientidele ja kui põhimõtteliselt liiga palju kliente hakkab raha küsima, siis põhimõtteliselt peatatakse sellist võimalust, et raha saab fondist välja võtta ja põhimõtteliselt see juba hakkas väikest paanikat sel turul tekitama, kuna ühest fondist ei saanud raha kätte, siis hakati teisest fondist küsima, see tekitas sellist probleemi teises fondis ja siis hakatakse mõtlema, et noh, kui sul on veel kuskil samasuguses fondis raha, siis tahad olla esimene, kes oma raha küsib, siis sa võib-olla jõuad oma raha kätte saada. et kui nad hiljem küsid, siis võib-olla jällegi sulle öeldakse, et vabandust, hetkel meil vaba raha ei ole, mida tagastada, et ajutiselt paneme selle võimaluse kinni ja siin me näeme tegelikult suuremad sellised firmad, kellel on sellised fondid olemas, et neil kolmas kvartal, neljas kvartal eelmine aasta hakkas see väljavõtmise protsent kasvama ja siis selle aasta esimeses kvartalis see on läinud veelgi kõrgemale, ehk põhimõtteliselt see probleem levib, see juba puudutab väga palju firmasid, et siin Cliffwater nägi kõige kõrgemat, neid nimetatakse siis redemption request, et kuskil siin 12% fondi varadest küsitakse tagasi ja noh, selge, et kui see on investeeritud eralaendusse, väga raske kogu seda raha siis või kõik need laenud rahaks pöörata ja investoritele seda raha tagastada. et siis jah, piiratakse raha väljavõtmist. Ja siin on veel üks huvitav graafik, mis näitab meil sellist nagu BDC ETF-i, BDC on siis Business Development Company, sellised nagu, on selline sarnane nagu reitidega selline keha juriidiline, mis investeerib siis ka selliste nagu erinevate laenudesse ja tihti seal on laenusaajad, sellised firmad, kes ei saa laenud näiteks pankadest ja siis nad peavad kuskilt mujalt neid küsima, ehk sellised võib öelda ka riskantsemad laenud. ja kui selliste fondide ETF me näeme siin siis drawdown'i punane joon, et iga kord, kui see ETF näitas meil siin drawdown'i 2018, 2020, 2022, siis sinine joon, S&P 500 tegelikult tegi ka suht suure korrektsiooni ja tihti see oli suht sarnases mahus tegelikult. et siin näiteks 2019 kuskil 15%, siis 2018 10% mõlemad langesid. koroona ajal BDC-d kukkusid natukene rohkem, aga ka oli suur korrektsioon siis S&P 500-l ja 2020 mõlemad langesid umbes 20%. ja isegi eelmise aasta aprillis me nägime, et mõlemad kukkusid siin ka umbes 15%, mis meil nüüd toimus, et BDC-d on juba langenud peaaegu 22%, aga S&P tegi veel
üsna väikset korrektsiooni, no nüüd viimase nädalaga siin natukene rohkem juurde tulnud, aga tegelikult me näeme, vaadates ajalugu, S&P-l siis on arvestades seda BDC ETF-i analoogiat, on rohkem ruumi kukkumiseks tegelikult. Teiselt poolt natukene võib-olla positiivne uudis. Need eralaenud tegelikult, noh, nad ei moodusta võib-olla nii suurt osakaalu kõikidest laenudest. Nad tavaliselt on sellised väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted. Kui vaadata üldiselt, mis on sellise nagu korporatiivse võlaga seis Ameerikas, siis tegelikult hetkel seal tundub, et probleemi ei ole. Siin me näeme graafikul, näidatakse korporatiivse võla suhe protsendina SKP-st. Ja me näeme, et siis need alad on meil siis majanduslangused alates 75 aasta ajalugu. Ja me näeme, et tihti majanduslangused tekivad siis, kui põhimõtteliselt võlatase läheb väga kõrgele tasemele meil ja siis peale majanduslangust see võlatase hakkab siis vähenema. Mis me hetkel näeme, et tegelikult see on olnud siin langustrendis alates 2020 tegelikult ja hetkel sellist nagu kõrgendanud võlakoormat korporatiivklientidel hetkel siis ei ole, ehk põhimõtteliselt see nagu suurem pilt hetkel laenudega probleemi siin meil ei näita. Muidugi see siin, kui vaadata kõige värskemat andmed, võib-olla siin see hakkab vaikselt tõusma, sest me näeme, et Oracle, Amazon, kõik need Magnificent Seven ettevõtted, et finantseerida enda CapExit, hakkavad just ka praegu väga palju võlga juurde võtma, et võib-olla sellega meil siis hakkab siin see võlatase SKP-sse uuesti kasvama. See võib hakata kasvama ka tegelikult ka sel juhul, kui SKP hakkab langema, et kui tulebki majanduslangus, aga võlad tagasi nii kiiresti ei maksta, majandus langeb, siis sellega ka see suhe võib siin ka kõrgemale minna tegelikult. Nii. Ja mis oodata siis S&P 500-st lõppkokkuvõttes, kui summeerida nüüd kogu seda infot, mis me vaatasime, et tegelikult pikas perspektiivis, mis mõjutab näiteks S&P 500 indeksit, see, kui suure kasumi see S&P 500 firmad hakkavad teenima, et põhimõtteliselt siin operatsiooniline kasum aktsia kohta näidatud graafikul ja me näeme, et siis neljanda kvartali tulemused saime nüüd kätte ja viimaste andmete järgi siis 262,90 dollarit aktsia kohta oli siis operatsiooniline kasum S&P 500 indeksil. Ja hetkel prognoositakse tegelikult järgmiseks kvartaliks siis edasist tõusu $305. Põhimõtteliselt turg hetkel usub sellesse, seda me näeme PE ratio järgi kasumi ja hinnasuhe ja hetkel see on ka üsna kõrgel tasemel 26 tegelikult, et me näeme, et ta harva läheb nii kõrgele tasemele ja see oli siin 2000, siis 2007, 2008, siis kui turud tegelikult väga palju kukkusid, kasumid väga palju kukkusid siin sellega, läks see ratio kõrgemale, siin läks tegmulli tõttu kõrgemale. 2020 meil oli ka põhimõtteliselt raha printimisega tekitatud mull, et see suhe läks kõrgemaks ja hetkel ka olema suht kõrgel tasemel, et keskmine on kuskil 18,6. See kõrge PE ratio viitab meil sellele, et turg endiselt usub, et siin kasum jääbki kasvama ja seetõttu küsitakse nii-öelda kõrgemat hinna indeksi eest. Nüüd põhimõtteliselt siin, kuidas kõik need sündmused, erakrediit, sõda ja muud asjad, peamine küsimus, kuidas nad mõjutavad siis indeksit, saab vastuse, kui aru saada, kuidas nad mõjutavad seda kasumit. Et kui nad ei mõjuta, kui kasum tulebki sama ilus, siis tegelikult S&P ei pruugi üldse suure korrektsiooni teha. Suurem korrektsioon meil tekib juhul, kui tegelikult siin kasum ei hakkagi kasvama või hakkab langema ja siis arvestades sellist nagu kõrget turvalatsiooni, et kõigepealt siis arvestatakse
madalamad kasumid, et tuleb siis kõigepealt korrektsioon sellega ja siis see P-ratio peaks ka normaliseeruma. Ehk 26 ta on kõrge seetõttu, et oodatakse kõrgemat kasvu. Kui kõrget kasvu enam ei oodata, siis tegelikult see võib kukkuda siin 18 ja madalamale tasemele ehk põhimõtteliselt selline nagu topeltsurve hinnale tuleb. Ja siin me näeme tegelikult, millal meil olid viimased karuturud või turul nõrgemad ajad. 2020, miks? Kasumakse kohta ei kasvanud. 2020 koroona ajal, miks meil indeks kukkus, sest siin kasumakse kohta langes. 2015, 16, miks meil turg ei kasvanud, sest siin kasumakse kohta ei kasvanud. Aga siin iga kord prognoosid olid ikkagi sellised, et siin kasv jätkub ja siis turg tegigi sellise nagu järsuma korrektsiooni kõigepealt vaatas, okei, meil on kõrge valuatsioon, aga tegelikult kiiret kasvu ei tule, langus ja siis tegelikult arvestatakse, siin tuleb juba prognoos, et edasi hakkama langema, siis turg teeb nii-öelda nagu topeltkorrektsiooni, kõigepealt normaliseerub ja siis äh, price ib nii-öelda nagu veelgi hullemad. Et põhimõtteliselt siin, kui põhimõtteliselt kõik need sündmused, mis me täna vaatasime üle, mõjutavad negatiivselt seda kasvu, majandus aeglustub näiteks, hinnad rohkem kasvavad ja siis firmad siis ei saa lõpptarbijate hinnad tõusma, nende sisendhinnad kasvavad kiiremini, mõjutab kasumit, see enam ei kasva või hakkab isegi langema, siis me võime näha suuremat langust S&P 500 indeksis. Kui see läheb prognooside järgi, siis kõik sellised nagu korrektsioonid ilmselt jäävadki lühemaajalisemaks ja neid ostetakse ikkagi välja. Et pikas perspektiivis aktsia hind alati sõltub sellest, kui palju firma kasumit teenib. Nii, lähme edasi ja vaatame siin ka huvitava graafiku kulla kohta, et kuld meil on nüüd siin teinud suure languse viimasel ajal, kuigi vaadates kuist graafikut, seda suureks languseks nimetada on raske, vaadata sellest pikaajalist pildi, siin on alates 2005, meil on GLD, see on siis kulla ETF-i fond, et alates 2024 tegelikult oleme teinud üsna suure tõusu ja nüüd on loogiline selline korrektsioon hetkel käimas peale sellist nagu tugevat tõusu. Mis on huvitav, et kui vaadata selle ETF-i rahavoolu, kuidas raha siis liigub, me näeme, et siis siin on olnud rekordiline raha väljavool märtsis -6,3 miljardit, et viimati nii suur väljavool sellest ETF-ist oli siin kuskil aastal 2013 ja mis meil oli aastal 2013, me näeme, et siis ka tegelikult 2000 no võib öelda alates 2005, 2009, siis kulla hind ka tegi tugevat tõusu, siis oli mõnda aega külgsuunas ja siis hakkas selline nagu suurem langus, mis kestis kuni 2016 tegelikult. Et kas nüüd võib ka olla midagi sarnast? No tegelikult vaadates üldse sellist pikaajalist kulla graafiku pildi, siis me näeme, siis on olemas perioodid, kus kulla hind tõuseb, siis ta üsna pikalt konsolideerib, siis uuesti tõuseb, konsolideerib, tõuseb ja nüüd me võimegi jällegi olla selles olukorras, arvestades ka sellist nagu rekordilist väljavoolu nendest fondidest, et kus ta võib siis pikemaks ajaks jääda siin meil konsolideerima lausa võib mitmeks aastaks see konsolidatsioon siin jääda. Okei, see on siis kõik selliste üldiste makromajanduslikud teemadega. Ja nüüd vaatame mõned huvitavad hiljutised kvartaaltulemused, mis meil siin olid ja alustame Microni MU tiker tulemusega, Micron siis meil mälude valmistaja. Ja tulemused olid siin suurepärased, et Micron raporteeris nii kasumi kui ka käibe parem kui analüütikud ootasid, et kasum tuli $12.20, lausa $3 parem kui analüütikute ootused. ja käibekaos kasvas tervelt 196% võrreldes eelmise aastaga ja tuli 23,8, peaaegu 0,9 miljardit ja analüütikud ootasid ainult 20 miljardit käibeks, ehk põhimõtteliselt tugevasti üllatasid ootusi. Gross margin oli üsna kõrge, 74,9% juba viimases kvartalis. Põhimõtteliselt teises kvartalis 2000
25 aastat tagasi see gross margin oli 38%, et oluliselt see gross margin on kasvanud. Ja cloud memory, pilve erinevate siis andmekeskuste mälude segment kasvas neil kõige rohkem, 7,75 miljardit, kõige suurem nende äriosa nüüd eelmine aasta oli natukene vähem kui 3 miljardit. Siin on veel teine andmekeskuste segment ka, siis 5,7 miljardit, eelmine aasta oli üks. Ja siis mobile client, et siin ka tegelikult oli tugev tõus, et põhimõtteliselt kõik segmendid näitavad kasvu, tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks. Nüüd ootavad siin kasumi aktsia kohta 18,19, analüütikud ootasid 12, ka palju parem prognoos, käibeks oodatakse 33-34 miljardit, analüütikud ootasid 25. Põhimõtteliselt väga-väga tugevad numbrid, isegi deklareerisid siis uut dividendi 15 senti aktsia kohta. No arvestades aktsia hinna hetkel $420 kuskil, et see on üsna väike tegelikult mõju siin, aga jah, kvartaalselt me näeme väga tugev kasv käibes, kasumis, TTM trailing 12 months me näeme ka, põhimõtteliselt toimus siis kiirendus viimases kvartalis, käibes, kasumis, tugev prognoos, selle prognoosi tõttu me näeme tegelikult, et P-ratio hetkel on 20, aga forward P-ratio on 4,5, 4,56, et üsna madal. TTM gross margin viimase kvartaliga oli 75, aga viimast 12 kuud, see on kasvutrendis, aga keskmine on siis 58%, profit on 41. Kõik on nagu väga suurepärased numbrid. Aktsia hind aga reageeris langusega -4%, et eile esmaspäeval siis aktsia hind siin veelgi natukene langes. Et hakatakse positiivse kvartaaltulemuse taustal siit kasumit välja võtma ja see on nagu huvitav, et aktsia hind ei reageeri enam positiivselt, et see on ka selline üsna negatiivne märk, ühelt poolt nagu väga tugev kasv, väga tugev prognoos, forward P-ratio väga madal, aga võib-olla siin ongi aktsia hind tõusnud liiga kiiresti, liiga palju ja siit osaliselt võetakse praegu kasumit välja ja see lihtsalt vajab sellist nagu tehnilist korrektsiooni. aga võib-olla, kuna see äri on ka tsükliline, millest me ka kohe räägime, võib-olla seal mõned suuremad mängijad hakkavad juba ette natukene sellest positsioonist väljuma. Vaadates GURFOX evaluatsiooni, siin tegelikult me ka näeme, et oluliselt ülehinnatud hind, kuigi siin endiselt ennustatakse kasvu kuni 2027, 2028, siis hetkel võib-olla hind on natukene kiiremini tõusnud kui see fundamentaalnäitajad ja võib-olla ta siin võtabki aega puhkamiseks nii-öelda. Siin veel paar huvitavat graafikut, mis näitavad meile siis Microni ja nende nii-öelda konkurenti või samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted SK Hynix, Lõuna-Korea ka ettevõte, mis ka valmistab siis need mälukiibid. Siin kaks sellist nagu pilti, mis näitavad meile, kes olid nende kahe firmade suurimad kliendid aastal 2022 ja siis see aasta 2026. Me näeme, et 2022 suurem klient oli siin Apple, 9% käibest nende firmade müügist siis läks Apple'ile ja 50 suurimat kliendid moodustasid 47% kogu nende müügist ja siin suuremad olid veel Dell, Intel, HP, Lenovo, õudselt sellised nagu arvuti ja serverite valmistajad, Kingston, Amazon ja Microsoft olid ka siis, kes oma andmekeskused ehitavad. kuidas see pilt on muutunud? See aasta, et nüüd 50 suurimat kliendi moodustavad juba 78% nende müügist, ehk selline nagu kontsentratsioon suurenes. Apple jäi siin üsna suureks kliendiks, aga esile tuli järgmine suurem klient Nvidia, kes nüüd põhimõtteliselt moodustab 20% nende müügist. Microsofti osakaal kasvas, Amazoni osakaal, põhimõtteliselt kõik, kes ehitavad andmekeskused, nemad muutusid siin suuremaks klientideks. Ja muidugi jäid ka endiselt Lenovo, Dell, siin ka Xiaomi tuli ka juurde. Põhimõtteliselt selline nagu muutus klientide struktuuris.
Teine huvitav graafik näitab meil seda, et tegelikult need ärid on tsüklilised ja neil siin alates 2015 on näha sellised nagu müügi kasvutsüklid, et müük hakkab langema, müük hakkab tõusma, müük hakkab langema, müük hakkab tõusma, langema, tõusma, natukene langes ja nüüd uuesti olema selles tõusvas tsüklis, et need on sellised nagu tsüklilised ettevõtted kord ostetakse rohkem mälu, siis nad hakkavad, nende CAPEX põhimõtteliselt siis hakkavad mingi viivitusega, see lilla joon hakkab ka CAPEX suurenema, põhimõtteliselt kui nende müügid suurenevad, nad hakkavad oma tehased arendama, hakkavad rohkem mälu tegema, siis tuleb piisavalt mälu, nõudlus kukub, siis kukuvad müügid ja siis nad vähendavad sellega ka investeeringud uute tehasesse ja see meil tekib siin põhimõtteliselt siis väikse laagiga, et me näeme kasum tõuseb või müük tõuseb, siis hakatakse rohkem investeerima. müük langeb, siis hakatakse vähendama need CAPEX-i kulud. Ja mis me hetkel näeme, võib olla ka üks põhjus, miks Microni aktsia reageeris hetkel negatiivselt, kuna nad andsid teada, et hakkavad väga palju investeerima uute tehastesse ka, ehk põhimõtteliselt siin CAPEX hakkab uuesti tõusma ja vaadates seda ajalugu, kui CAPEX tõuseb, siis tegelikult müük hakkab juba sel ajal langema, et siis võib-olla siin eeldatakse, et hetkel olemegi kuskil juba tipppunktis müügi kasvus ja nüüd võib-olla, kuna hakatakse juba CAPEX-id kasvatama, see võib viidata sellele, et käibed hakkavad siin langema, et võib-olla seda turg hakkas natukene siin praisima. nii vaatame järgmist kvartaltulemust ja see on meil Lulu tikeriga kauplev aktsia Lululemon Athletica. Lululemon tulemused olid ka nats parem kui analüütikud ootasid, $5 1 senti aktsia kohta oli, analüütikud ootasid 4,78. Ja käibe tegelikult võrreldes eelmise aastaga viimases kvartalis väga palju ei kasvanud, et jäi samal tasemel 3,6, analüütikud ootasid nats väiksem 3,57. Ja võrreldavad müügid kasvasid ainult 3%, kui välja võtta veel need valuutakursi muutused, siis ainult 2%. Ameerikas müügid langesid 2%, aga rahvusvahelised müügid siis kasvasid 16%. Ja gross profit ka langes 8%. põhimõtteliselt selline nagu näitab, et Lululemoni kasvulugu oli see viimases kvartalis läbi, et müük enam ei kasva. mis on veelgi halb, et järgmiseks kvartaliks ja terveks järgmiseks aastaks nad tegelikult langetasid oma prognoosi ja nüüd ootavad nii järgmises kvartalis kui ka järgmises aastas väiksemad käibed või kasumid kui põhimõtteliselt nad varem nägid, kuigi aastases vaates ikkagi see prognoos on natukene parem kui hetkel analüütikud ootused. aktsia hind on nagunii siin väga palju langenud, seega peale seda kvartaaltulemust ta siin väga palju ei hakanud langema. ta on leidnud siin meil tehniliselt ka toetustaseme $160 juures hetkel ja peale kvartaaltulemust natukene aktsia hind siin ka rallis 4%. me näeme siin kvartaalselt, äri on sesoonne neljandas kvartalis, tavaliselt tekib selline suurem müük, aga jah, siis see aasta see jäi samale tasemele nagu ka eelmine aasta, enne seda oli kogu aeg meil siin kasv. ja kui vaadata aastast pilti, et neljanda kvartaliga neil sai ka finantsaasta täis, et siin me näeme, muidu oli ilus kasvuaktsia ja nüüd viimasel aastal kasv oli üsna väike ja kui me vaatame seda prognoosi nüüd järgmiseks aastaks, ootavad siis käibeks 11,35, 11,5 miljardit. ja põhimõtteliselt see näitab seda, et järgmises aastas oodatakse kuskil käibet samal tasemel ehk põhimõtteliselt siin juba kolmas aasta kasv aeglustub või jääb samal tasemel ehk muutub sellest nagu kasvuettevõttest tavaliseks ettevõtteks. ja see põhjendabki seda nagu suurt korrektsiooni, mis on siin Lululemoni aktsiat teinud, et ta on 2024 meil siin punktis saavutas oma maksimumhinna kuskil $500 juures ja alates sellest hetkest oli hind langemas, et ta oligi siin ülehinnatud, ootasid
analüütikud edasist kasvu me näeme, kasvu ei tulnud, nüüd prognoositakse, et siin müük stabiliseerub ja sellega meil tuligi suurem korrektsioon, et kõigepealt hind normaliseerus nii-öelda ja nüüd läks isegi rohkem alahinnatuks, et tegelikult hetkel aktsia on üsna odav, P-ratio 12,44, ta jääb umbes samal tasemel, arvestades järgmise aasta kasumit ja nüüd Lululemonit vaadatakse pigem sellist nagu stabiilse kasumliku ettevõttega ja siis vaadates P-ratio't, no siin ta võibki olla kuskil tasemel 12-15 ja Gurfoxi järgi ta arvestab rohkem ka sellist nagu ajalugu siin, siis on rohkem alahind. kui ta peaks hakkama uuesti kasvama, siis ta on väga odav tegelikult hetkel. Marginaalsus neil on üsna hea, 56 gross margin ja net 14%. Ja mis nad teevad rahaga, dividendi hetkel ei maksa, tegid siin üsna palju tagasioste. Tegelikult me näeme 2023, 2024. No kui vaadata aktsiahinna graafikut, siis me näeme, et nad hakkasid siin ostma siis, kui hind hakkas siin langema, et üritavad siis sellist nagu odavnenud aktsiahinnale tagasiostu teha. Ja kui vaadata, mida gurud tegid siin viimases kvartalis, tegelikult siin eelviimases kvartalis rohkem veel müüsid, aga viimases kvartalis võib-olla siin hind juba muutunud ahvatlevaks, et siin gurud tuntumad sellised nagu fondihaldurid rohkem ostsid kui müüsid Lululemoni aktsiad. Järgmine ettevõte, mis me vaatame, DocuSign, ettevõte, mis pakub siis sellist digiallkirjastamise teenust. Tulemused olid üsna head, käibekasum parem, kui analüütikud ootasid, suurendasid aktsiate tagasiostu 2 miljardi võrra. Kasum tuli siis $1 aktsia kohta, analüütikud ütlesid 95 senti, käibe kasvas 7,8% ja oli ka parem kui analüütikud ootused. Tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks, terveks järgmiseks aastaks. Ja kui me vaatame siin kvartaalselt, me näeme ettevõtte aeglaselt, aga ikkagi iga kvartal siin kasvab, käibe, kasum aastaselt, nüüd terve finantsaasta, neil on siin eelmise aasta kohta olemas, me näeme ka, kasv on olemas, kasum kasvab, et siin oli üks erakorraline, me näeme ühes kvartalis üks erakorraline kasum. Ja mis veelgi neil läheb hästi, et marginaalid tegelikult nii gross kui ka operatsiooniline ja net ka kasvavad, et tõstavad enda nii-öelda tootlikkust. Gross margin hetkel on juba 79%, profit 9%. P-ratio'd hetkel 32,9, aga tulevane on 9,6 tegelikult, et oodatakse siin veelgi suuremat kasumi kasvu, eriti arvestades seda uut buybacki, aktsiate arv väheneb, see võibki sellega kiiremini kasvada kasum aktsia kohta. Et üsna hea forward P-ratio Gurfox evaluatsiooni järgi ka, tegelikult aktsia hind on siin viimase langusega muutunud oluliselt allahinnatuks, et me näeme näiteks siin eelmise aasta oktoobrist on siin hind teinud ka umbes 50% langust. Et tundub olevat, et üsna hästi hinnastatud selline tarkvaraettevõte ja aktsia hind peale kvartaaltulemust siin väikse tõusu tegi ka +3%. Järgmist paar ettevõtet on sellised hiljutised IPO-d, firmad, mis tulid börsile mitte nii ammu, Service Titan ja Rubrik, et hakkasin neid ka jälgima ja vaatama, mis tulemused nemad raporteerisid, et esimene on Service Titan, ticker TTAN, raporteeris paremat tulemust kui analüütikud ootasid, kasum tuli parem 27 senti aktsia kohta, 9 senti parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 21,4%, üsna kiiresti kasvab, tuli ka nats parem kui analüütikud ootasid, tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks, järgmiseks finantsaastaks. Ja edasi siis kommenteerisid, et ootavad edasist tõusu, et see Service Titan, millega see firma tegeleb, nad pakuvad ka sellist nagu tarkvaralahendust nendele, kes tegeleb siis erinevate kinnisvarateenustega,
haldus, ehitus ja nii edasi, et aitab seal eelarvet teha ja kõik muud, mis on seotud sellise nagu kinnisvaraga. Ja platvorm kasvab üsna kiiresti, nagu me nägime, 20%, 21% võrreldes eelmise aastaga kvartaalselt, siin me näeme käibe iga kvartal kasvab, nad hetkel on veel kahjumlik, aga kahjum ei kasva käibe kasvuga tähendab seda, et siis marginaalid paranevad aastaselt. Me näeme viimase 4 aasta ajalugu, siin on olemas, iga aasta käibe kasvab, natukene siin isegi kahjum vähenes võrreldes eelmise aastaga. Gross margin 67 ehk sellega saavad vabalt siis kasumlik olla, kui samas tempos jätkuvad. Ja profit margin hetkel -17 ehk hetkel on kahjumlikud, P-ratio't ei ole, aga tulevane P-ratio on juba 42. Et kuna ta on siis mitte nii ammu börsil, siis Guru Fox valuatsiooni mudeli valuatsiooni siin hetkel ei ole, siin saame vaadata näiteks analüütikute ootused, et analüütikute keskmine prognoos on $110 aktsia kohta, hetkel on 67, peale kvartaaltulemust ka hind kukkus siin 6%. Ja tegelikult kõige madalam analüütikute hinnasiht on $84, see on siin kõige kõrgem 155. ehk tegelikult siin nähakse selle aktsiale potentsiaali. Bilansil sel firmal on kõik hästi, vaba raha rohkem kui võlga, tegelikult me näeme, et kuigi nad on net profit, neil on, või net loss, neil on põhimõtteliselt kahjumlikud, siis tegelikult operatsiooniline free cash flow siin juba viimast kvartalit tegelikult juba genereerivad vaba rahavoogu. Seetõttu neil siin bilansis cash ei vähene, ta vähenes sellega, et nad maksid võlga tagasi, et põhimõtteliselt siin võlga väga vähe, palju cash'i, et näitab, et ettevõttel sellist nagu rahalist probleemi nii kaua, kuni ta on nii-öelda puhas kahjumlik, veel ei teki. Ja võib-olla üsna huvitav selline nagu firma, uus firma börsil, mida jälgida. Siin muidugi tehniliselt tahaks ära oodata, millal see langus lõpeb, langustrend pöörab tõusutrendiks ja siis ma hakkan ka isegi seda ettevõtet jälgima nagu võimaliku investeerimiskandidaadina. Järgmine ettevõte, mis ka kasvab veelgi kiiremini, ka tuli hiljuti börsile, RBRK tikeriga Rubrik. Ka tarkvaraettevõte pakub erinevad siis backup või varukoopiate lahendused enamasti. Raporteeris ka head tulemuse, parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 46,3%, et väga kiiresti kasvav ettevõte. Ja tõstsid ka prognoosi nii järgmiseks kvartaliks kui ka terveks finantsaastaks. Ja aktsia hind siin reageeris küll natukene negatiivselt, -1% ja üldiselt oli ka siin meil alates eelmisest suvest langustrendis. Analüütikute prognoosid siin ka tegelikult üsna tugevad, $87 on see keskmine hinnasiht, kõige madalam 64, kõrgem 120 ja hetkel hind meil on siin $50 juures. Muidu me näeme siin kvartaalselt käibe ilusti kasvab, siin oli ka üks erakorraline kahjumi kvartal, aga muidu me näeme, et siin kahjum isegi iga kvartal hakkab vaikselt vähenema aastaselt. Siin viimast 2 aastat käibe hakkas kiirenema, kahjum siis vähenes võrreldes eelmise aastaga. Ja P-ratio't hetkel ei ole, kuna kahjumlik tulevane 85 ehk natukene kõrgem kui eelmisel firmal, aga neil on ka kiirem kasv. Gross margin 80 ehk peamine toode on ikkagi kasumlik ja profit margin -26% hetkel. Mis siin on veel huvitav, et tegelikult institutsionaalsed investorid seda ettevõtet ikkagi lisavad enda portfellisse, me näeme, et siis peale seda, kui ta tuli börsile, siis siin tegelikult institutsionaalsed investorid suurendavad oma osalust selles ettevõttes. Et ka üsna huvitav ettevõte siin, mida jälgida.
nii, järgmine meil on Adobe. Adobe, siis seda firmat ilmselt teavad kõik. Ja see raporteeris meil ka tegelikult üsna hea kvartaaltulemuse, et nii käibe kui ka kasum olid parem, kui analüütikud ootasid. Firma teatas, et neil muutub juht, CEO, et see juht, kes neil oli 18 aastat, nüüd lahkub, uus CEO tuleb. Ja tulemused siis iseennast olid üsna head, $6.06 aktsia kohta, 19 sendi parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 12%, 6,4 miljardit tuli, analüütikud ootasid 6,28, et kõik oli väga hästi. Kui me vaatame kvartaalselt, iga kvartal käibe kasvab, väga hea marginaalsus, kasum kasvab. TTM neil ei olnud see neljas kvartal, neil finantsaasta lõpeb natukene varem või hiljem võrreldes aasta lõpuga. Ja siis siin TTM, me vaatame kvartalis 12 kuud kokku, me ka näeme, ettevõte tegelikult endiselt kasumlik kasvav. Ja kui me vaatame selle hinnangu, P ratio 14,4, tulevane 9,4 ja Guru-Foxi evaluatsiooni järgi hind on oluliselt allahinnatud tegelikult. Marginaalid, väga kasumlik ettevõte, gross margin 88, net margin 29. No kui vaadata sellist pilti, siis mul ei jää muud üle, kui öelda, et just seda ettevõtet ma tahakski osta, et siin äriga pole midagi juhtunud. Käibe kasvab, kasum kasvab iga kvartal, suurepärane marginaalsus. Forward P ratio on ainult 9 nagu mingil stagneeruval ettevõttel oleks Guru-Fox evaluatsioon nii palju allahinnatud, sa väga harva näed, et viimati siin oli 2022 ja siis aktsia hind üsna tugevasti rallis. Ja aktsia hind meile reageerib -8%. Nüüd üritab siin küll põhja leida. Noh, mina ausalt öeldes juba ostsin Adobe oma pensiooni investeerimisportfellisse. Ma ei saa mitte osta, kui ma näen sellised nagu P-ratio näitajad, sellist kasumlikud ja sellist nagu äriarengut. Äh, paljud võivad rääkida mida iganes, et Adobe't enam keegi ei kasuta ja nii edasi ja nii edasi. Ma vaatan finantsnumbrid ja ma näen, et nende toodet ikkagi ostetakse, nad teenivad palju raha sellest, prognoosivad endiselt head kasvu, isegi tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks, kasvavad 12% aastas. Ja ma ei tea, mida ma veel ostaks pikaajalise investeeringu oma pensiooni investeerimisportfellisse, kui mitte ettevõtet, mis näitab selliseid nagu numbreid. Nii et jah, siin ma isegi ei hakanud ootama, millal siin langustrend juba pöörab, ta on juba päris palju langenud. Kuna see on siis pensioni investeerimiskonto investeering, ma võin hoida seda 5 aastat, 10-15 aastat. Et hetkel tundub, et nii odava hinnaga võib küll osta, muidugi mitte kogu raha eest, et ikkagi diversifitseerin, ostsin ainult nii palju allokatsiooni kui saab mul reeglite järgi sinna portfelli osta, aga jah, et hetkel näeb välja üsna huvitav. Ja kui siin vaadata lisaks mõned graafikud, institutsionaalsed investorid, me näeme, aktsia hind langeb, institutsionaalsed investorid üldse ei müü ja siin viimasel ajal ka suurendasid osalust veel, see on siis selline suur raha tegelikult. Hedge fondi juhid tuntumad paar viimast kvartalit ka natukene rohkem isegi juba ostavad, kui müüvad. Kui vaatame bilanssi, äkki neil on võlaga probleem, ei ole tegelikult, et vaba raha sama palju kui võlga. Siin me näeme, et isegi vaba raha hulk kasvab, kuna nad on kasumlik. Teevad siin suure aktsiate tagasioste, me näeme, et siin viimane aasta isegi veelgi rohkem hakkasid aktsiaid tagasi ostma, et peaaegu siin 1,8% aktsiatest iga kvartal ostavad tagasi, aktsiate arv väheneb. Võib-olla neil on see võlg halb, ei ole tegelikult, kui me vaatame, mis on neil nii-öelda kapitalikulu ja kapitali tootlikkus, me näeme, et põhimõtteliselt siis kapitali tootlikkus on palju suurem kui kapitalikulu, et võib öelda, et selline võlg neil on ka nii-öelda produktiivne. Nii et ma ei näe siin väga suurt sellist nagu pikaajalist ohumärki.
ka tehisintellekti poolt, nagu öeldakse, et mingi nanobanano asendab Adobet, et seda ka ma vähe usun, et pigem Adobe ikkagi suur tarkvarafirma oskab ka tehisintellekti võimekust enda toodetesse sisse juurutada ja pigem neil siis jätkub sama hea kasv lähiaastatel vähemalt, et nii et jah, vaadates kõik need graafikud, mina juba tegin oste ja äh, see võib olla ka üks selline nagu disclaimer, et võib-olla ma seetõttu ka vaatan natukene positiivsemini seda ettevõtet, aga noh, ausalt öeldes kogu, noh, kui ma mäletan kõik enda investeeringud, kui ma nägin sellised nagu head ettevõtted nii odava hinnaga, et viimati see oli Meta 2022, kui ma ka nägin, P ratio seal oli kuskil 10, ajutiselt kasum seal natukene langes, siis ma ostsin ja hetkel see on kõige suurema tootlikkusega positsioon minu pensiooni investeerimiskonto. Portfellis enne seda näiteks oli üks investeering 2020 ExxonMobil aktsiasse, kui nafta hind oli nullist madalamat, samamoodi seal dividendi tootlus oli 10%, natukene teine strateegia, aga ka põhimõtteliselt ettevõte ja elu ja hetkel vaadake, mis ExxonMobili hind teeb, et uute tippude juures, et põhimõtteliselt ka ja muud sellised nagu investeeringud, mis ma tegin, täpselt kui nägin, et hea ettevõte väga odavalt antakse ära, seal mingi negatiivne sentiment selle kohta, et kõik need investeeringud pikas perspektiivis, 5-10 aasta perspektiivis alati andsid head sellist nagu tootlust, nii et arvestades ka sellega, et ma suht kindel olen Adobe osas, ma võin ka eksida, selle tõttu on vaja ka diversifitseerida alati, et tulevikku keegi ei tea, mis seal võib juhtuda, aga vähemalt hetkel tundub see üsna huvitav. Ja viimane ettevõte, mis me täna vaatame, on IoT Samsara ettevõte, mis pakub siis erinevad sellised nagu sensorid, nagu IoT tiker neile ütleb, Internet of Things, et põhimõtteliselt kõik, mis sellega seotud, on nende ettevõtte tooded. Ja pakuvad siis ka nii tarkvara kui ka erinevad siis lahendused ja kasumkäibe, mis nad raporteerisid, olid parem kui analüütikud ootasid, kasum tuli 18 senti aktsia kohta, 5 senti parem kui analüütikud ootasid. käibe üsna kiiresti kasvab, 28,3% võrreldes eelmise aastaga oli ka parem kui analüütikud ootasid. ERR Annual Recurring Revenue ehk aastane selline korduv käibe juba jõudis 1,8, peaaegu 1,9 miljardini, 30%-line kasv võrreldes eelmise aastaga. Ehk nad müüvad tarkvara põhimõtteliselt sellise subscription mudeliga, kus sa igakuiselt, iga-aastaselt maksad selle kasutamise eest. Ja siis prognoosi, mis nad väljastasid, see oli enam-vähem sama nagu analüütikute ootused ja tõstsid prognoosi terveks järgmiseks finantsaastaks, ehk näevad siis kuskil 2 miljardi juures järgmise aasta käibeks juba, et siin me näeme, viimane aasta siis oli siin meil 1,6, 1,7 miljardit, siin järgmine aasta oodatakse juba umbes 2 miljardine käibe, iga-aastaselt siin käibe ilusti kasvab. Viimane aasta, see oli kahjumlik ettevõte, viimane aasta põhimõtteliselt siin enam-vähem nullis. Juba lõpetasid kvartaalselt, me näeme iga kvartal käibe kasvab ja viimast kvartalit oli juba kasumlik ja viimases kvartalis kasum ka kasvas. Ehk selline kasvav ettevõte, mis on muutunud kasumlikuks ka ja prognoosib edasist head kasvu. Ja margin, gross margin 76, profit oli nüüd juba nulli lähedal siin ja ilmselt juba järgmine aasta, terve aasta tuleb neil juba kasumlik. P ratio ei ole hetkel kuna kahjumlik, aga tulevane on 39, et arvestada sellist 30% kasvu, tegelikult suht hea. Ja aktsiahind on tegelikult siin meil alates eelmise aasta detsembris
teinud peaaegu 50% langust, et siin oli $48 ja langes $24. Nüüd on taastunud peale kvartaaltulemust ka tugevasti reageeris +19%. Ja Guru-Fox evaluatsiooni järgi endiselt on oluliselt allahinnatud. Et see on ka üks huvitav ettevõte, mida jälgida. Ma ei saa pole veel sinna investeerinud, aga ka siin juba vaatan tehnilist paterni. Et kui see langus on läbi, ma ootan siin tehnilist veel kinnitust, et veel ühe kõrgema põhja formeerumist ja siin juba hakkan kaaluma ka seda ettevõtet oma pikemaajalisemasse portfellisse lisamist, kuna jah, ta on endiselt kasvav ja nüüd on muutunud ka kasumlikuks ja ei ole väga kallis hetkel. Mis siin veel huvitavat, noh, see ettevõte ka tegelikult ei ole ammu börsil alates 2022 ja me näeme, et gurud ehk sellised tuntumad hedge fondi haldurid, nad on kogu aeg seda ettevõtet vaikselt siin juurde ostmas, et keegi praktiliselt ei müü, hetkel ostetakse. Institutsionaalsed investorid siin kogu aeg suurendavad oma osakaalu osalust ja bilansiga neil on ka kõik hästi, et nüüd on kasumlik, nüüd ka vaba raha hulk bilansis kasvab, võlga praktiliselt ei ole, siin on juba üle 800 miljoni dollarit neil bilansil ja tundub olevat väga hästi arenev ettevõte, et kui jätkab selline kasv, siis midagi hakkavad selle vaba rahaga tegema, kas ostma mingid teised ettevõtted, investeerima edasisse kasvu või tegema aktsiate tagasiostu, dividendi maksma. Igal juhul see võiks olla positiivne aktsiate jaoks. Et selline huvitav ettevõte siis ka, mida jälgida. Ja see on kõik minu poolt, et siin võib olla lõpetuseks väike reklaam, kuigi võib-olla veel natukene vara seda reklaamida, aga kui teil on huvi aktsiakauplemise meistriklassi koolituse vastu, et selline koolitus, mis me teeme koostöös Äripäevaga, kus ma räägin aktsiakauplemist, kuidas üles ehitada kasumliku kauplemissüsteemi, mis on selle nii-öelda ehitusplokid, millest see koosneb ja näitan seda kõike siis enda kauplemissüsteemi näitel, et kui teil on huvi, siis järgmine see koolitus toimub meil alles septembris, et jah, võib-olla hetkel on natukene vara sellest rääkida, aga siis te teate, et sügisel, kui tahate aktsiakauplemist õppida, siis saab seda teha septembri alguses. Okei, see on kõik minu poolt, soovin teile ilusat päikesepaistelist kevadet hetkel ja kohtume järgmises videos, kõike head!